kohas. Täna oli meil plaanis tutvustada seda põnevat, mida on võimalik õppida molekulaar- ja rakubioloogia instituudis ja siis kitsamalt niimoodi magistriõppekavades. Ja olen ma plaaninud selle ülesehituse niimoodi, et ma ei alusta selle kuiva tekstiga, mida te internetist isegi näete, millise õppekava välja näeb ja nii edasi. Paari sõnaga ma räägin päris lõpus sellest. Siis kõigepealt ma annaksin sõna meie vilistlastele, kes täna töötavad sellistes ettevõtetes nagu Icosagen, Tartu Ülikooli Kliinikum, BioAtlas ja Solis Biodyne. Nad räägivad natukene oma haridusteest ja sellest, mida see on neile andnud, et nad seal ettevõttes saavad töötada ja mida see ettevõte on meie vilistlastele pakkunud. Siis selle jutujärje võtavad üle meie praegused magistrandid, kes räägivad paari sõnaga biomeditsiini ja molekulaarsete bioteenustuste õppekavadest, kuidas neil selle õppimisega on. Ja sinna lõppu siis meil on selline diskussiooniaeg ja keda huvitab, siis me teeme ühe tiiruga siin instituudis, et näete maja. Et kas kellelgi on kohe mingisuguseid ettepanekuid või asju, mis võiks siia veel juurde panna. Kui ei ole, siis ma ei tea, millisest ettevõttest me alustame. Lauri tuleb siit kohe eest reast. Et Lauri töötab siis sellises ettevõttes nagu BioAtlas ja valgustab natuke sellest, mida see ettevõte teeb ja mida ta pakkuda. Tervist, Lauri. Ma lõpetasin geneetika magistri 2007. Ma päris teadsin. Ammu oli jälle, aga ma teid täpselt enam ei mäleta. Kui ma õppisin, siis ma mõtlesin, et loogiline on, et kõigepealt teen magistri ära ja siis kindlasti peab nagu doktorikraadi tegema ja tegin juba mingisugused artiklid ja väike ja olin juba selle väga lähedal, et mõelda nii-öelda nagu teaduse karjääri peale. Aga tegelikult niimoodi sisemiselt mind see pool nagu väga tegelikult ei huvitanud. Et suhteliselt niimoodi inertsist nagu läksin sellega kaasa. Aga mulle tundus tollal ajal, et võib-olla praegu nagu teistmoodi tollal ajal tundus, et see, kui see nagu ütleme nii, et teaduse karjäär tundus nagu ainukene nagu variant olevat, et ega teistest variantidest nagu liiga palju nagu juttu ei tehtud tegelikult. Et see, et kuskil mingisuguses firmad ja eraettevõtetes või kuskil mujal mingi inimesed töötavad, see oli pigem siuke nagu teisejärguline asi, sellest keegi eriti midagi ei rääkinud. Aga tundus, et võib-olla peaks ikka mingi muu variant ka olema ja siis võtsin ühe suve vabaks lihtsalt ja mõtlesin, et vaatame seda teema. Et kui läheks kuhugi mõnda firmasse tööle, mis on Tartus või Eestis nagu tegutsenud, mis on seotud minu nii-öelda haridusega. Saatsin mingi paar CV-d kuhugile, millega ma ühtegi vastust ei saanud. Et nüüd ma saan ise ka oli väga lihtne neid CV-sid, et see tore küll saadud CV, aga sellest on nagu hästi vähe. Et tegelikult võiks nagu ikkagi inimestega nagu suhelda ja ikkagi tekib siis nii-öelda selle nii-öelda suhtluse kaudu mingisugune idee või huvi mingi firma vastu või mida nad teevad või kas ma saaksin seal midagi teha näiteks, kui on huvi. Tasub ikka alati kokku leppida, kokku saamine või kohale minna või mis iganes. Et selles mõttes ei tasu nagu tagasihoidlik olla. Siis puhkasin suvi aega ja siis käisin trennis ja siis sõber tuli nagu trepi peal vastu ja ütles, et kuule, et siin nagu tehakse mingit uut firmat, mingi BioAtlas on. Et vaja mingit, ma ei tea, asju hakata seal ehitama ja tegema ja müüma ja ma ei saanud üldse aru, ma kuidagi Atlasid hakkan müüma mingi jama. No ühesõnaga läksin siis kohale, vaatasin, mis nad teevad, seal kahel tüübil oli nagu idee, et hakkaks nagu Eestis välja töötatud erinevaid PCR-reagente nagu turustama väljaspool Eestit. Ja mis okei, muud ka väga midagi teha, kui ei osanud tuletada, et see doktorisse ma ka ei lähe.
ja siis jaksin seda vaikselt nagu nikerdama ja siis mingi laua taha maha ja laptop ja üks laud ja kogu lugu, et siis vaikselt seal nagu oma peaga välja mõtlema, et kuidas nagu võiks seda asja nagu arendama hakata. Ja põhimõtteliselt mina sain seal nagu selles nagu vabad käed, nagu see lihtsalt vastloodud ettevõtte pidi nagu välja mõtlema, et kuidas müügikanaleid üles ehitada ja siis edaspidi hakata OT-d juurde arendama ja nii edasi. Et see on nagu siuke hoopis teine jutt, aga selles mõttes oli siuke nagu huvitav väljakutse. Et tegelikult võib-olla kõige parem on saada mingisugust nagu aimu üldse, mis nagu toimub, on lihtsalt kuskile kandideerida tööle või kas või esialgu minna kuskile praktikaalis. Et siis saate aru, nagu, mida mingid eraettevõtted üldse nagu teevad. Et võiks seda proovida, kuskilt töötada, vaata, kui tekib endal mingi idee. Soovitan siis juba mõelda selle peale, võib-olla teha oma ettevõtte. Miks mitte. Et aga siis seda kogemust alguses ei pea kohe mõtlema, et palju ma peaksin kohe palka saama, et see oleks väga äge. Tegelikult esimesel aastal nagu võiks kogemusi koguda, see on nagu kõige tähtsam nagu kapital, mis sa saate nagu üldse. Et seda nagu poolist selgeks ei saa, see tuleb paljalt proovima. Siis veel. Põhimõtteliselt jah, nagu ma ütlesin, et alguses hakkasime pisse reagente müüma ja igast erinevaid reagente agarvusku elektripreisi jaoks. Ja siis hakkasime neid siin ka välja arendama. Et oleme siin mõned uued tooted turul toonud, mõned patendid ka teid. See selleks, erafirmal patendid nagu ülikoolis ei ole eriti tähtsad. Aga meil on edasimüüjate võrgustik, mida me oleme siin aastaid nagu arendanud. Et me müüme Eestis toodetud erinevaid reagente müüme põhimõtteliselt üle maailma. Et meil on Aasias erinevates riikides, Euroopas loomulikult, Saksamaal oleme suured partnerid. Ameerikas viimastel aastatel oleme päris palju tööd teinud. Ameerika erinevates koolides kasutatakse meie välja töötatud reagente päris laialdaselt. Ikkagi nagu tuhanded, kümned tuhanded õpilased kasutavad neid. Et niimoodi vaikselt arendama ja siin nipet-näpet asju toome Eestisse ka, aga meie põhiäri on siis toodete turustamine läbi edasi mingi võrgustiku üle maailma. Põhimõtteliselt ongi kõik lühidalt, et tahate midagi küsida, teeksin küsimust. Pärastpoole nii, kui on kõik need ettevõtted või vilistlased on ära rääkinud, siis me üritame sellise väikse diskussiooni siin tekitada, et te saaksite seda infot, et see kogu see kompott kokku, et miks on oluline just seda haridust omada, et kõigis neis sektorites oleks võimalik edukalt töötada. Jah, iseenesest jah, see on hea point, iseenesest hariduse poes on see väga hea, aga lihtsalt praktikat vähem sinna juurde. Just, aga ma saan aru, et sina oled algusest peale olnud see nii-öelda jupijuva seal ettevõttes. Ja kuidas siis see, ütleme, sina ei olnud küll vist firma asutaja, aga sina olid see inimene, kes selle firma käima pani. Kuidas see on, et nüüd säravad silmad vaatavad, eks ole, et okei, lõpetan magistri ära, eks ole, tahan nüüd oma firmat tegema, et paar sõna võid rääkida, et natuke sulle läheb. Ütleme niimoodi, et kui juba natuke mingi kogemust on, jah, siis iseenesest tegelikult on päris palju erinevaid toetusi, millega on võimalik nagu firma käima tõmmata. Aga mõtlen, selleks on vaja natukenegi mingisugust eelteadmisi, et nagu päris peaga vastu seina jookseks. Sest nende toetuste nagu taotlemine ja see on ka selline, et kui sa ei tea, mis sa teed, siis on seda päris keeruline. Kui see juba nagu keegi sulle juba midagi näitab või sul on mingi kogemus, kuidas seda teha, siis tegelikult nagu, kui lihtsalt öeldes raha vedeleb päris palju. Et raha taha nagu tegelikult ei oleks nagu ükski hea idee jääda, et selles ei ole väga absoluutselt küsimust. Sest praegusel hetkel meil on juba see, et kui me teeme mingi väikest projekte, tuleb mingisugune mõte, et me tahame seda mingit asja edasi arendada. Vahel me ei jõua isegi taotleda mitte, et meil on isegi hea asju, meil isegi raha pakkumas.
selles mõttes raha kindlasti koosagendust kui öelda. Noh, ma räägin, mitte niimoodi, et raha on nagu, no tegelikult raha vedeleb vähelt, et tuleb vist teada idee, kuidas mõelda. Et selles mõttes nagu julge pealehakkamine on igal juhul nagu väga oluline. Aga loomulikult kõik ei pea oma ettevõtet tegema või midagi, et noh, ma oleks mingid koosagendi tööle. Nad palkavad seal iga päev muide 5 inimest. Et noh, nii on. Aga meie on sellist nagu väike firma, et me enamus oma teenust nagu ostame sisse, et me teemegi, meil on oma laborid, saadame enda nii-öelda laboritest välja asju, aga igasugused arendusprojekti sellised, et me teeme koostööd, kusjuures ka ülikooli väga palju. Füüsika, keemia, instituutide ja asjadega, et see väga palju on igast koostööprojekte, et me teeme väga palju sellist ka ja raha taotlemisel sobib väga hästi see, et teeb ülikooliga koostööd. See on ainult pluspunkt. On kellelgi mõni küsimus tekkinud kiiresti just bioatlase kontekstis? Kui palju te tümbrivilistuse tööl on? Ma arvan, et kas nad kõik vist ei ole. Meil on mingi igapäevast töötame mingi 4-5 esineid, aga paar kõik on küll tööl. Suurusjärgus siis rohkem kui 50% tuleb. No meil on tegelikult meil nagu inimesed, kes on meie firmas või kes on käinud läbi meie väikest firmast. Neil on kõigil sarnane haridus olemas. Isegi kõik, kes on tegelikult müügi, kes on olnud laboris, kes on teinud mingit kolmandat asja. Kõigil on tegelikult see sama haridus umbes nagu teil. Et ma tean, et paljud palkavad ka firmas nüüd müüki igale poole, et kurat, see müügimees vahet ei ole, müüb moosi või kuradi neid mingisuguseid ensüüme, neid vahet ei ole. Et mina seda meelt ei ole. No väga hea, sest meil tegelikult turundusinimesed tuleb veel paar tükki siin rääkima, et siis nad võivad kas ümber lükata või kinnitada. Ja, ma olen nüüd moosi meelid küll. Nii, aga aitäh sulle praegu ja ma vaatan järjekorras, kui Karolin istub seal kohe järjekorras järgmisena, et Karolin töötab sellises Eesti biotehnoloogia ettevõttes nagu Solis Biotime, et tere, ma olen Karolin, kes ei ole veel nõukogu tulnud. Ma töötan siis Solis Biotime'is turundusspetsialistina. Aga ma siis enne räägin, kuidas võib-olla sattusin üldse. Et ma oma bakas õppisin bioloogiat ja siis kõrvalerialana psühholoogiat. Ja siis ma magistrisse läksin molekulaarsetesse bioteadustesse, mis oli siis täiesti uus õppekava. Ja ma valisin selle seepärast, et ma tahtsin välismaal natuke aega ka õppida, saada seda kogemust, mis oli väga tore. Ja siis peale seda magistrit nüüd ma olen siis doktorantuuris, ehk siis ma lõpetasin magistri vähem kui 2 aastat tagasi tegelikult. Ja nüüd ma olen siis neuroteaduste doktorantuuris, tegelen siis skisofreenia ja ülekaalulisuse seosete uurimisega. Aga siis magistri käigus ka, et üks osa siis magistrist on ettevõtte praktika. Ja siis selle ettevõtte praktika käigus ma otsisingi ettevõtteid, kuhu minna. Ja just see aeg, kui ma otsisin, kuhu minna, langes väga palju kokku sellega, et ma olin laboris hästi palju ja ma pidin kogu aeg katseid tegema. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei taha minna veel kuskile praktikale, kus ma pean veel olema laboris ja veel tegema katseid. Ehk siis ma just tahtsin sellist praktikat, mis oleks nagu teadusega seotud, aga mitte otseselt teaduse tegemine. Ja siis ma kirjutasingi erinevatele ettevõtetele ja üks neist oli siis ka Solis ja ma küsisin neid, ma rääkisin neile, mis mind huvitab ja nii edasi ja siis nad pakkusidki mulle siis esialgu sisulooja praktika kohta. Ehk siis nagu ma kirjutaks neile lihtsalt blogipostitusi ja siuksed asju. Ja siis, kuna see blogipostituste kirjutamine läks nii hästi, siis nad lihtsalt palkasid mu tööle turundusspetsialistiks. Ja see oli siis see, kuidas ma siin sain. Ja praegu põhimõtteliselt, kui ta lähetegi Solise kodulehele või sotsiaalmeediasse või iganes, siis kõik, mis te näete, on kus minu tehtud. Ja
üldiselt, millega siis Solis Biodyne tegeleb, on see, et me siis toodame erinevaid PCR-i reagente, ongi kõik, mis on vaja PCR-i jaoks, qPCR-i jaoks, või cDNA sünteesi jaoks siis. Et jah, kõik need asjad me siis ise toodame ja mõtleme välja ka ja siis müüme. Et jah, meil on päris suur see teadus- ja arendustegevus. Aga mina seal nii palju laboris aega ei veeda, et ma lihtsalt käin aeg-ajalt läbi, kutsun teadlasi webinarides osalema või midagi sellist. Et jah. Ja mis Solisel tooted võib-olla eriliseks teeb, on just see, et need on toatemperatuuri stabiilsed. Ehk siis nende saatmise jaoks ei ole vaja jääd, mis on hästi tore. Ja nad on muidu ka üsnagi siuksed, mul eesti keel lonkab ka, aga põhimõtteliselt jah, ei teki ka saastusohtu nendesse, et need on väga lollikindlad tooted, mis on üliõpilastele hea kasutada. Ja ma ise oma laboris kasutan ka neid tooteid, et olen saanud kontrollida, et kas töötavad või mitte. Töötavad täitsa hästi. Et jah, et minu laboris kuidagi niimoodi sattunud ka, et mul on 2 inimest veel, kes minuga samas laboris on töötavad ka Solises. See ei olnud nagu kuidagi lihtsalt väga juhuslikult sattus niimoodi. Me kõik naerame seda. Aga ei tea, kas täna on küsimusi? Midagi millest ma peaks veel rääkima. Selles mõttes, et suhteliselt palju sai alguse sellest, et sa otsisid praktikakohti. Ja see, et meil õppekavas on tegelikult suhteliselt suures hulgas ettevõtte praktikat lisatud, tundub, et on andnud suure boonuse. Seda tasub meelde jätta, et kui võimalik on, pakutakse minna kuskile niimoodi praktikale, siis tuleb sellest kinni haarata. Et ei tea, mida kandikud pärast kohale tuuakse. Aga selles mõttes tõenäoliselt saab siin veel natuke edasi rääkida siin teistega ka, aga kõik te olete kursis sellega, et majandusele mõjus suhteliselt halvasti see COVID-i periood. Kuidas Solisel tollel ajal läks? Ja läks väga hästi. Ja siis läks nagu topelt sama hästi, kui praegu läheb. Et jah, kuna oligi kõik rääkisid kogu aeg nendest PCR-i testidest, ECD-st, siis ja Solis tegelebki põhimõtteliselt sellega, siis jah, läks väga hästi. Aga kui selle juurde tagasi tulla, siis kuidas see, seda ma võib-olla ei hakka su käest küsima, et palju teil meie lõpetajaid palgal on või mis see protsent umbes on meie lõpetajatest, et sa vist ei tea? Ma ei ole jah küsinud täpselt. Aga selles mõttes, et Solis, mida ta nagu ootab sellelt inimeselt või mis haridus või kuidas see haridus, mida meie õppekavad pakuvad, sa oled ise seda läbinud, kuidas see toetab seda, et sealt oleks läbi lüüa ja hästi hakkama saada? No enamasti tegelikult oodatakse just seda, et inimene oleks entusiastlik, et tal oleks mingi bioteaduste taust olemas, et ta nagu jagaks matsu. Aga ma ütleks, et enamikel töökohtadel on tegelikult see, et sul ikkagi koha peal õpid nagu täpsemalt selgeks, mida sa tegema pead. Et nagu rohkem on lihtsalt see, et sa nagu tead seda tausta ja sa nagu oled õppimisvõimeline ja suudad. Et minu puhul ma olen ka, et oli see oluline, et ma lihtsalt nagu, sa ei saa turundada teadust, kui sa teadusest mitte midagi ei tea. Et see on nagu väga keeruline rääkida PCR-ist, kui sa sellest aru ei saa. Ja üldiselt võib-olla nende keerulisemate tööde jaoks, näiteks on, kus ongi nagu teadus- ja arenduspool, et sinna pigem tahetakse inimest, kellel oleks magistri- või doktorikraadi. Ta on nagu seda suuremat teaduslikku põhjal. Aga jah, muidu lihtsalt on, nagu ma arvan, et jah, et see haridus iseenesest on oluline, aga see ei pea olema need, et ma olen bakatudeng ja ma kindlasti ei saa tööd või midagi sellist. Ei saa. Tuleb edasi õppima. Aga selles mõttes, kui Lauri ütles, et neil on see koostööd on Ameerikas igal pool, kas sa tead, kui palju teil neid koostööpartnerid või sellised on, kui lai on see võrgustik, keda tegelikult Solis varustab nende reagentidega?
ja viimati, kui ma lugesin, meil oli vist mingi 65 edasimüüjat üle terve maailma, aga neid kliente on, et siis jah, seal läheme väga peale neile, aga ka USA-s kasutatakse ja Aasias ja igal pool. Kas keegi mõni küsimus tekkinud vahepeal? Välismaal ka mingi semestri või? Ma olin aasta aega Portugalis, 8 aastat. Kas oli see nagu sobilik kava sisse või see pigem oli nagu challenge? Selles mõttes, et see ei olnud nagu väga challenge. Kuigi räägitakse küll, et Erasmus on ja see on lihtsalt mingi pidu ja lõbu ja sellised asjad, aga siis see tegelikult avastada toimub, on koolis ka käin ja eksamid tulevad ka peale ja neid tuleb nagu õppida. Aga iseenesest see oli tore, see oli lihtsalt nagu teistmoodi, et ma olin Lissaboni ülikoolis ja seal võib-olla fookus oli nagu palju rohkem igast nagu siis bioanalüütikal ja igast sellistel nagu rohkem statistilistel asjadel, et väga palju matemaatikat oli, mida siin võib-olla nii palju ei ole. Aga jah, ei, seal oli tore. Sulandusin kohe sisse. Et selles mõttes, nagu Karolin ütles, siis ta oma valikut tehes just sellega arvestas, et sellelt õppekavalt on suhteliselt lihtne minna aastaks välismaale, et eks need valikuid pakuvad erinevad õppekavad erinevat moodi, aga lihtsalt mõnedel on see natukene lihtsam läbi viia kui mõnedel teistel. Et eks see valik tuli ka täpselt selle järgi, vähemalt niimoodi on mulle jäänud mulje. Karolini me oleme aeg-ajalt kutsunud ka mobiilsusest rääkima, kui oma kogemust jagamas. Ja nüüd hiljuti veel on olnud, et üliõpilane tahtis just nimelt sinna Lissaboni minna, eks ole, ja ta ei saanud kuskilt informatsiooni, siis tegelikult me otsisime Karolini välja, kes siis omapoolse info antis edasi, et siis ta teadis, mida edasi hakata vaatama. Nii, aga tõesti, kui teil on võimalik, pakutakse, et teil on võimalik minna üks mobiilsusaken välismaale teha, et siis igal juhul soovitan kaaluda selles mõttes, et ega sa ei kahitse seda ükski hetkeks. Ja see on ikkagi kogemus ja need kogemused ja kontaktid, mis teil tekivad, need jäävad teile väga pikaks ajaks ja teid ja kunagi kuna neid vajavad. Tahab veel keegi küsida midagi? Ja ma vaatan, Karl on meil seal kohe järjekorras järgmine. Räägin natuke endast alguses ja siis ma panen selle video käima, kui Kosekini jõuan. Ma olen ka valmis sulle siia rüba. Tere kõigile, Karl. Olen Kosekini turundusjuht ja õppisin ka siin Tümbris. Kuigi alguses alustasin ma bioloogias, astusin ülikooli, bakasse tegin bioloogiat. Akadeemiline kulgeja mingil määral olin, olgem ausad. Et kui ma siin neid aineid tegin, siis juhtumis oli esimene õppejõud, kes pärast oma praktikumi küsis, oli siin Tümbris, et kas teeksid oma lõputöö siin. Nüüd on siis parem alustam. Kes teeb tööst, mis mind seal edasi on olnud, siis tõesti alguses ma alustasin turundusspetsialistina, tegelikult õigemini alustasin insenerina, eks ole, siis ma läksin turundusspetsialistid. Ja nüüd ma olen siis turundusjuhina nagu ennast välja töötanud ja eks ta on selles mõttes huvitav, et nii nagu Lauri ütles ja nagu Karl ütles, et see on väga oluline tegelikult, et te saaksite aru sellest, mis te teete. Ja klientidel on väga suur vahe, sest kas nad saavad seal tõesti nii-öelda selle müügiinimesega, kes oskab müüginippe või ta suudab rääkida ka teadusest ja see on suur vahe. Ja eks see on meil igapäevane väljakutse turunduses ka, et kuidas need asjad lihtsalt edasi anda, nii et teised aru saaksid, kiiresti aru saaksid, sest aeg on nagu väga üürike, mida inimesed üldse võtavad, et teie või meie asjadega siis nagu ennast kurssi viia. Ja siis tõesti, mida meie see portfell laieneb, seda sügavamalt läheb vaja neid teadmisi. Ja ka nagu need inimesed, kes meil reisivad, teevad neid müügikonverentsidel osalevad, et neil on äärmiselt vaja tegelikult sellist teaduslikku tausta ja sellist sisu. Lauri ütles, et 5 inimest päevas, nii see ei ole, meil on praegu ainult 6 tööpakkumist avatud, et igale töö ei saa, aga nii on küll, et tasub nagu võtta ühendust, tasub käia praktikal, siis ka praktika announcement, et Kosekini on võimalik praktikale tulla, kui te olete püssis. Mõned logod siin ruumis on nagu näha, et jah, püssiga meil on, muidu me
praktikandid on selles mõttes meile päris suur töökoormus ja et kui me kliendiprojektidest või töödest räägime, kas me neid seal rakendada ei saa. Aga püsiga hästis koostöös me 1 või 2 tükki aastas võtame ja tegelikult praegu vist peaks kohe avanema see, et me endale need praktikandid siis suveks võtame. Aga Agnes siin näiteks on olnud meil praktikal ja tegelikult praegu töötab ja Teivi on järgne, kui tuleb ka varsti tööle meile nagu nii. Et ühesõnaga, see on huvitav ja kindlasti me oleme sellises kohas, kus kohas proovime luua midagi uut, mis on võib-olla keeruline, aga väga rewarding ja väga huvitav ja põnev perspektiiv luua Icosacini nagu ravimiarenduse sektor, luua niimoodi, et Eestis loodud ravimid tulevad turule kunagi, et see on väga põnev perspektiiv minu meelest. Muuta midagi väga reaalselt. Nüüd, kui teil on küsimusi, siis küsige julgelt võtteid. Kommentaare selle kohta, kuidas Icosacini peaks või ei peaks olema teadusasutuse küsima rahastust juurde. Kui suur osa teie töötajatest võiks olla doktoriga. Mingi umbkaudne protsent või midagi. Meil on 200 inimest praegu. Ma ei oska öelda. Ma tean seda öelda, et kui meil inimesed tulevad tümbrist vahel külla, siis selle aega, kui nad jõuavad sinna sihtmärki, kus nad üle maja peavad liikuma, siis 5 tümbri tuttavaga nad on ikka vahepeal juba rääkinud. Ja ühesõnaga, et need inimesed on. 340 on kindlasti, ma rohkem küll. Ja Icosacin on üks sellistest firmadest, kes väärtustab tugevalt doktorikraadi. Ta on juba sellise kaliibriga firma, kes võtab teatud protsenti ja loomulikult teil on ikka väga suur protsent doktorikraadiga töötajaid. Nüüd on see veidi lahti, meil on vist 25% on doktorikraadi. Aga 225% on juba täitsa korralik. Ja kui sa ütled, et teil on 5 töökuulutust väljas, midagi sa just ütlesid, siis pool aasta tagasi ma rääkisin Icosacini loojaga, kes ütles mulle sellise lause, et miks meie instituut ei tee oma tööd. Ja kui ma tahtsin täpsustust, siis et mul on järjepidevalt 10 töökuulutust üleval ja ei tooda piisavalt inimesi, et mul oleks kedagi tööle võtta. Et eks me siin seda asja, mis siin praegu üritame parandada, et meil oleks siis neid inimesi, keda siis Mart Gustav saaks hiljem tööle võtta, et kes on selle kraadi omandanud ja saavad asjadest aru. Aga ma saan aru, et teil tegelikult on need töötajad seal viimasel ajal hästi suuresti laienenud. Viimase aasta jooksul olete te peaaegu 2-kordistunud. Seda vist ei saa öelda. Ma arvan, et eks me siin oleme ma ei tea, 2-3 aastat tagasi meil võib-olla asjad 100 peal, aga päris viimase aasta teemas ei ole. Meil on nii, et meil ei ole investoreid, me teeme oma laienemist selle pealt, et mis raha me nagu teenime, selle võrra me saame nagu kasvada, nüüd orgaaniliselt kasvame ja oleme selline pereettevõte, nii et nii kui me inimesi või kui me suudame teenida tulu, siis meil tuleb nagu kiiremini inimesi ja kui ei tule, siis me natuke peame nagu seda pidurit peal hoidma. Aga eks me oleme võtnud väga suure nagu kasvu, et siin ongi see uus tehas, mida me ehitame, see nõuab väga palju uut ekspertiisi, uusi inimesi ja selle nagu hariduse kontekstis me kindlasti ka ikkagi baka-inimestele ütleme, et tehke see magister ka ära, et teil on ikkagi nagu lihtsam, aga ütleks meil on mõlemad, ütleme, et kui meil töötajatest siis umbes 180-190 on umbes need, kes on ikkagi vähemalt baka saanud meie erialad, nii et meil on ikka väga eriala keskne nagu koht. Ja need uued asjad, mis me teeme, sellele Eestis väga haridust ei ole, nii et seda tõesti me peame nagu siin koolitama kuskil muude riikidega nagu koostöös, kui me räägime sellest GMP tehasest, aga see kindlasti loob võimalused, et siia kunagi see haridus ka tekib. Ma lihtsalt ütlen, viimases instituudi nõukogus seoses uue maja ehitusega oli see tegelikult isegi päevakorras. Et siukest asja on vaja hakata sisse arvestama, kus selle kohta on meil juba nõudlus olemas ja ilmselt see kasvab. Tahab veel küsida. Võib vist öelda, et Icosacin on täna Eestis kõige suurem biotehnoloogia ettevõte. Kliinikumist võis rääkida, kliinikum on veel suurem. Kas te praktikale võtate nii baka kui makadega või eelistate pigem magistrialamas?
mõlemal on võimalus. Ma esineb, et Maarjavälja karjääripäeval öeldi Koosageeni poolt, et bakatudengi ei soovita. Said bakatudeng, kui sa meil teed või? Nii et saab ka bakatudengi ja põlve. Sellega on, ma nii palju võin täpsustada, et lihtsalt magistriõppes on seda lihtsam teha. Sellepärast, et bakalaureuse õpe on suuresti selline laiapõhjaline ja sinna on sellist praktikat esiteks keeruline integreerida. Ja teiseks on see, et me väga niimoodi vabalt ei julge kõiki bakatudengeid praktikale soovitada, sest me tegelikult ei tea, kas nad saavad hakkama. Magistrantidega meil on juba lihtsam ja sellepärast on magistriõppesse on seda praktikat kõigest rohkem sisse pannud. Ja noh, ikkagi eelistatult võiks magistrantid praktika ära käia ja bakalaureuse üliõpilased võiks eelkõige õppida selgiks selle, mida selleks vaja on, et seal läbi viia. See on minu arvamus, ma ei tea. Lihtsalt on jah, selles mõttes, et see seab omad mingil määral piirid küll, et olenevad mis aasta bakalaureus on ja noh tõesti, et lõputööd praktika raames või siis makstud praktika raames on ikkagi magistris võimalik teha. Aga sellist nii-öelda Koosageniga tutvumas teemuspraktikat, seda tehnilist on võimalik ka bakalaureus. Ja noh, siia juurde võib lihtsalt selle tuua, et tegelikult on ka Koosagenis tehtud meil lõputöösid. Selles mõttes, et ka selliseid koostöid on meil täiesti ette näidata. Neid ei ole palju, neid on vist ette näidata siin aastate jooksul paar tükki jäänud, aga ka selliseid variante on tegelikult koostööd Koosageniga varem tehtud. Ma käisid reedel tudengid ka külas, sest nad ütlesid, iseloomustasid Koosagenis on põhimõtteliselt nagu tavaline ülikooli labor, kui need kallid masinad välja arvavad. Nüüd labori, mis need on? Ma omal ajal seal käisime, siis seal oli veel üks erinevus, et ta on palju puhtam kui see tavaline ülikooli labor. Aga keegi tahab veel midagi küsida, enne kui me läheme edasi. Siis praegu aitäh ja palun siia Mikku. Mikk on meil siis töötab Tartu Ülikooli kliinikumis. Jah, tere kõigile. Ma mõtlesin, et ma olen hästi palju pilte teinud oma 31 eluaasta jooksul, siis ma näitan teile ka piltides oma rännakut õppimisest, töötamisest ja muust ajast. Mina olen siis Mikk Tooming, ma hetkel töötan siis arendusspetsialistina Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus. Ja siis ma olen ka doktorant arstiteaduskonnas ja olen ka molekulaardiagnostika noorem teadur kliinilise meditsiini instituudis. Ma seletan teile siis piltidega, mis põnevad ma teine olen, et enamus siit ma saan aru, et on bakatudengid. Saavad lõpetama, jah. Väga hästi. Mina olin ka siis teiega samas istmepildil. Mina tegin oma teadustöö siin samas Tsipina majas või Tübri majas Villeraksi töögrupis. Uurisin siis tuputreeni kontraktuuri, on niisugune tore haigus, siin on mu vanaema sõbra pilt, et uurisin käte tüvirakke ja siis miks tekivad siis selline tüvirakkude kogum siia, et hakkab oma käsi kokku tõmbama niimoodi algkirurgiline või noh. Ma töötasin müügiettevõtted ja müügiettevõtted praegu Eestis on üle 13 kusagil, päris suur konkurents on ja enamus asjad on siis hangetega ära jagatud ja palju sa neid PCR-masinaid ja muid põnevaid asju ikka müüa saad. Siin on siis üks Corningu seminari pilt ja ma müüsin siis neid asju, erinevaid tooteid, diagnostikume, masinaid üle kogu Baltikumi ja ülevalpool ka Soome, Rootsi, Norra. Üks tore püant, mis mul müügitööga ära lõppes, oli see, et me müüsime siia Tümrisse ühe suure rakkusorteri, mis maksis üle 300 000 euro. Punastasin ma näost siis, kui sai teada, et see asi ei töötanud kohe, siis vahetati kogu seade välja. Aga õnneks käisin just täna tiima ja tundub, et kõik on hästi. Töötab väga hea. Ja sellega siis minu müügitöö lõppes. Mul oli väga tore kogemus müügitööd teha. Ma sain teada, et ma rohkem seda teha ei taha. Väga positiivne asi. Aga siis pärast müügitööd ma sattusin tööle Tartu Ülikooli kliinikumi, kus ma siis ka praegu olen.
ja ma alustasin siis oma tööd laborist. Laboritöö näeb meil siis selline välja. Ma räägin natuke ka siis sellest taustast, kus ma töötan, et meil on siis niisugune fancy nimetus, et geneetika ja personaalmeditsiini kliinik. Me pakume siis geneetilisi teste üle kogu Eesti ja ka välistellijatele. Teeme siis puhtalt molekulaardiagnostikat. On patsiendid, arst tellib mõne geneetilise analüüsi ja meie siis teostame selle, teeme interpretatsiooni ja anname vastuse tagasi arstile ja arst siis nõustab patsienti. Pärast tulevad pildid ka siis erinevatest põnevatest asjadest, mis meil laboris kõik on. Et meil kliinikus on üle 100 inimese, meie laboris töötab üle 30 inimese, meil on siis keskuses 3 laborit, on sütogeneetika, molekulaardiagnostika, kus mina töötan ja ainevahetushaigused. Ainevahetushaigused tegelevad siis Eestis kõigi vastsünnute screeninguga, molekulaardiagnostika tegeleb siis kõikide molekulaardiagnostiliste analüüsidega, Sängeri sekveneerimist kuni kõige uuemate järgmise põlvkonna sekveneerimise metoodikatega ja sütogeneetikad vaatavad siis mikroskoobi taga kromosoome enamasti või siis suurema geenikiviga neid asju. Mina alustasin siis tööd laboris, ma töötasin seal 5-6 kuud ja kuna mul magistrikraad oli juba olemas, siis ma sain spetsialistiks ja sellest ajast peale olen ma siis töötanud arendusspetsialistina seal. Ja mis minu töö on siis, et kui tuleb arstidel või riigil või ükskõik välistellijatel mingi idee, mingit diagnostilist testi teha, mina olen siis see, kes räägib läbi, vaatab välja, mis testi oleks kõige otstarbekam teha, millise metoodikaga, mis võimalused meil olemas on, millest nii-öelda siis see klient või arst on huvitatud, viin selle metoodika sisse ja siis labor hakkab seda rutiinis tegema. Ei ole vahet, kas sa oled arst või on eraettevõte, et me oleme küll haigla, aga me pakume teenust nii-öelda kõigile. Ja teise poole oma tööst ma siis keskendun patsientide analüüsi vastamisele, kuna see on laborispetsialisti ülesanne. Et meil laboris töötavad siis valdav osa bioanalüütikuid, pluss veel siis kas siis baka- või magistrikraadiga tudengid. Ja spetsialistiks saab ainult siis, kui sul on magistrikraad. Ja doktorikraad on ka päris osadel. Doktorikraadi eest on ka siis boonus sellest doktorikraad. Aga üldine laboritöö molekulaardiagnostika laboris, kus siis on järgmise põlvkonna sekveneerimise asjad, on siis see, et patsiendi analüüsi tellimine toimub siis arsti poolt, saadetakse siis proovimaterjal meile, me teeme DNA RNA eralduse, ükskõik mis materjal see on, me saame sealt DNA kätte. Valmistatakse siis raamatukogud, mida sekveneerida. Vanasti käis see töö 4 päeva, uuemad kogu genoomi protokollid kestavad juba 90 minutit, et väga kiiresti. Siis toimub sekveneerimine, sekvenaatorites me näitame pilte, siis toimub bioinformaatiline analüüs, siis leitakse need variandid ülesse ja siis toimub laborispetsialistide poolt nende variantide interpretatsioon, kas nad on haigusega seotud või mitte ja siis me koostame raporti ja mille põhjal saab siis arst patsienti nõustada. Ma läksin sinna tööle arendusspetsialistina, siis oli põnev töö kohe laboreid välja töötada. Me töötame väga vanas majas, Kuusepa 2, see on siis seal Viljamaalt natuke maja, aga siin on näha siis lihtsalt sketšplaat, mis me põnevat teinud oleme. Meil on osad asjad on täiesti ära automatiseeritud, osasid asju teeme veel käsitsi. Ja labor on siis täies varustuses, meil on olemas tipptasemel sekvenaatorid, me just saime eelmine aasta sellise sekvenaatori, millega on võimalik siis ära sekveneerida üle 20 000 inimese kogu genoomid. Meil Eestis sünnib inimesi juurde aastas 10 000. Me võiksime topelt nad ära sekveneerida. Miks meil siis seda suurt masinat vaja oli? Üks põhjus oli see, et meie endised masinad on siis täiesti kumbid täis geneetilistest analüüsidest. Pluss veel see, et saaks uut teadus- ja arendustööd teha, et viia uusi diagnostilisi teste sisse, näiteks rakuvaba DNA analüüsid ja muud, et seal on sul vaja seda suurt jõudlust. Siin on üks pilt siis toredast pipetteerimisrobotist, siin on siis pilt meie ühest laborist, hästi kõrged laed, vanad aknad, nostalgia. Siin on siis üks pilt meie teisest pipetteerimislaborist, kes on siis automaat genotüpiseerimisrobot, et sellega me tõenäoliselt hakkame tegema riigile teenust olukeelse riskiskoori osas kui ka farmakogeneetilise testimise osas. Ja siis siin on pilt siis meie ühest masinaruumist, kus on siis riburada pidi
masinad siis on geenikivimasin, mis on ka siis geenivaramus, millega enamus geenid on olnud proovid on ära genotüpiseeritud. Meie teeme samat asja, ainult et me teeme seda nii-öelda meditsiinilises mõistes. Me pakume siis farmakogeneetilist testimist kui ka tavalist genotüpiseerimist pluss veel polügeenseid riskiskoore, kui vaja on teaduslikul poolel praegu ja teostame ka siis kogu kromosoomistiku vaatamist ütogeneetilisel osas. Siis on meie väiksemad sekvenaatorid ja siis kõige suurem sekvenaator, millest ma siis enne juttu tegin. Et see suur sekvenaator on tõesti päris võimas. Et see metoodika erineb natuke sellest, mis on praegu kasutusel või mis just suured 3 masinat tulid geenivaramusse. Nemad ostsid 3 suurt pikariinimasinat, et ära sekveneerida siis keskmine eestlane. Nad teevad siis 10 000 inimest ära, et vaadata siis seda, et meie teeme puhtalt siis diagnostilisi asju nende masinatega praegu veel. Siis on pilt siin, kus me interpreteerime Sangeri sekveneerimise vastuseid ja Kooperi muutuse vastuseid. Ilma Sangeri sekveneerimiseta mitte kusagil loomulikult ei saa. Siis ma teen veel õppetööd, käin konverentsidel rääkimas oma teadustööst ja ka oma toredast tööst kliinikumis. Ja paar pilti ka siis toredatest seltskondadest, kes meil laboris siis on. Ja siis me teeme koostööd ka erinevate teiste ettevõtetega. Siin on siis pilt mul Asperis tehtud, kellega me siis tegime koostööd, kus geenivaramu masinatega on pildid. Käisin siis ka Rootsi Skylife Labis ja Saksamaal Foundation Medicine'is, siis Roche'is. Ja vabal ajal siis ma teen ka siis genoomilise taskuhäälingu podcasti, kuna seda informatsiooni, mis tuleb erinevate testide ja muude teadusavastuste kohta on nii palju, et ma mõtlesin, et üksi on päris kurb sellega elada, et ma jagan siis seda ka teistega. Ja siis plaanis on mul teha ka erinevate Eesti ettevõtetega nii-öelda episoodid, inimestel oleks huvitav kuulata nende ajaloost ja nii edasi. Ja siis pilt on siin, kus ma panen selle toreda suure masina käima ja tulevad toredad geneetilised andmed. Et huvitav fakt selle masina kohta on see, et kui sa masina paned täiesti täis, siis ta toodab geneetilisi andmeid ühe jooksutamise käigus kusagil 16 terabaitti. Üks MP3 laul on 3,5 megabaitti. Ja hea meelega vastan siis teie küsimustele. Seda sa küll juba ütlesid, aga selles mõttes, et see selline bioteaduste taustaga haridus, see on, no vähemalt selle ettekande põhjal tundub, et ilma selleta kohe kuidagi ei saa seal läbi lüüa. Vähemalt mitte selles osakonnas, kus sina oled. Ja, et kui nüüd see tümbri küsimus on, palju meil tümbrist on, et siis ma arvan, et meil arvatud arstid ja siis ülejäänud kõik tümbrist. Et me oleme olnud hea kasvulava järelikult. Ma julgen küsida, et äkki seda midagi muud. Ei. Aga kui kliinikumis üldse on vist kusagil ligi 5000 töötajad, siis meil on jah, kusagil üle 100 on selles uues kliinikus. Ja selles mõttes, et tänast ühiskonda vaadates siis seda võimalust, et nagu arstidel ja sellistel diagnostikute tööd hakkaks puudu jääma, vist ette ei ole näha. Ei. Miks ma siis teen seda doktorantuuri on ka, et neid geneetilisi andmeid ja asju on hästi palju. Ja mul on võimalus siis teha oma töö kõrvalt doktorantuuri ja võtta kokku, teha midagi Eesti riigi hüvanguks ka. Ja mina siis analüüsin kõikide Eesti rinna- ja munasarjavähkide geneetilisi variante, mis on olnud siis aastate jooksul nii iduliini muutused, mis antakse siis oma põlvedel edasi, või ka siis somaatilisi muutuseid, mis siis on elu jooksul tekkinud vähid. Uurime vähi pudet ja ma veel tahtsin mõlemad öelda inimesed, kes need öelda, ei, sul oli muu küsimus. Sa just viimase mõtlesid. Ei no, ma sain selle vastuse kätte. Põhiline, mis meil vaja oli, et ühesõnaga, et sellel alal ei ole ette näha. Ei ole, jaa. Seda ma tahtsin öelda, et kui tuli koroona, siis ma läksin ka koroona ajal appi teise laborisse pipeteerima. Siis
siis me andsime iga 4 tunni tagant vastuseid välja ja me tegime head koostööd Solisega. Ehk siis kui oleks ikka olukord tekkinud, et meil pannakse piirid kinni, me ei saa mitte midagi teha, et siis Solis, meie siis tegime siin nii-öelda diagnostika poolt, jagasime Solisega nii-öelda neid real world patsiendi nii-öelda tulemusi ja asju, aitasime neil pilti valideerida, pluss veel nad toetasid meid sellega, et kui midagi juhtub, et siis neil on ämbrite kaupa PCR polümeraasi olemas. Jah. See oli niisugune harukordne võimalus, ma ei usu, et seda rohkem vist loodetavasti tekib. No, ma arvan, et kui biotehnoloogia ettevõtteid vaadata, siis nemad võib-olla ei arva seda, et mitte. Aga meditsiinisektor tõenäoliselt loodab, et ei tule. Ja ülejäänud sektorid ka. See oli ühest küljest suhteliselt karmaed, aga oli ettevõtteid, kellel see oli väga suureks arengu platstamuks. Aga küsige. Selline küsimus, et kas on nagu sellises töötamisel vahet, kas näiteks õppida magistriks biomeditsiinis või siis makroasjapteaduste tüüpisena? Ei ole. Peaasi, et sa oled tüüristunud. Selles mõttes, et seda teemat me oleme natukene arutanud siin ka siis, kui seda biomeditsiini õppekava uuendati, siis need, kes biomeditsiini lõpetavad, neil on natukene rohkem arusaamist sellest meditsiinilise poole pealt. Samas neil ei ole ega mitte kunagi ei tule õigust ravimeid välja kirjutada, teha raviotsuseid, et pigem neil on mingisugune aimdus, kuidas meditsiini poole peal mingid asjad käivad ja kuidas mingisugused andmed interpreteeritakse sellised asjad. Muus osas, ütleme, tööturu seisukohast me täna ei näe erilist erinevust. Ma muidugi õppisin esimese selle biomeditsiini õppekava järgi, et pärast mind läks see asi vist väga põnevaks. Ja õpetan ka neid, et kui olete biomeditsiini, siis laborimeditsiini eriala ma annan ja niisuguseid asju. No siis tehti kõik ümber, et kui mitte õppis biomeditsiini õppekaval, siis see õppekava ei erinenud meie teisest õppekavast, seal oli ainult umbes 3 arstiainet, et nüüd on see pooleks meditsiinile. Et jah, nüüd on see kõvasti paremaks tehtud, aga ütleme, suurt konkurentsieelist me täna ei ole näinud, et see annab. Ma rääkisin kliinikumi juhataja Anu Tammega, kes ütles mulle niimoodi, et need, kes on biomeditsiinis selle laborimeditsiini aine läbinud, neil on ikkagi parem ettekujutus see, kuidas meditsiinilaboris asjad käivad. Aga eks meil on ka plaan natuke parandada seda teise õppekava süsteemiga niimoodi, et see ettekujutus tulekski juba sealt õppekavalt. Anu on ühed laborijuhataja. No jah. Aga me teeme ikkagi koostööd. Miks on nii palju nii-öelda magistrante ja meie haridusega inimesi tööl sellistes haiglalaborates, kus välismaal enamasti on sellise töö peal, mida meie teeme, on laboriarstid siis. Sest et iga aasta võetakse laborimeditsiini residentuuri 2 inimest. Kui te mõtlete, kui palju haiglaid Eestil on ja iga haigla tahab endale ka laboriarsti, siis ei ole lihtsalt inimesi, kes teeks sellist tööd, nagu meie teeme. Me oleme õiges kohas. Nii, kas keegi tahab veel küsida midagi? Et ma arvan, et siin on nüüd paslik see koht, et kuulame ära ka siis meie praegused magistrandid. Ja siis, kui nemad on rääkinud ära oma vaate, kuidas on seal õppida ja kuidas see haridus on ja kõik muu, siis tegelikult paneme selle kompoti kokku ja siis me saame natukene rääkida sellel teemal, et võib-olla saate parema pildi, et kuidas see õppimine välja näeb ja siis kuidas peale lõpetamist välja näeb ja mis teist siis lõpuks edasi saab. Ma näen, et Roger on siin kohe järjekorras järgmine. Roger on meil siis teaduste õppekaval. Ja sulle slaidi midagi juurde. Jaa, tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Roger. Minul paluti tulla siis molekulaarse bioteaduste tudengina rääkima siis antud õppekava plussidest. Et võib-olla esimene põhjus, miks mina molekulaarset bioteadust valisin, võib-olla suuresti sellepärast, et mul on vabadus suuresti õppekava ise kokku panna, mis tähendab seda, et väga vähe on sellisest kohustuslikke ettekirjutatud aineid ja palju on siis sellist ainet, mis ma saan erinevatest moodulitest ise valida. Ja mis toobki nüüd võib-olla järgmise punktini on see,
tänu sellele, et mul on võimalus valida aineid erinevatest siis õppemoodulitest, siis mul on võimalus tunduvalt rohkem suurendada oma teadmisi ja ka silmaringi siis erinevatest teistest teadusvaldkondadest. Et kui mina näiteks õpin rakendusgeneetika ja mikrobioloogia moodulis, siis ma võin vabalt võtta õppeained inimgeneetika ja bioinformaatika moodulist kui ka siis molekulaar- ja rakutehnoloogia moodulist. Et see tegelikult nagu annab sellise võimaluse palju rohkem saada ka teiste uurimisvaldkondade kohta teada. Ja kolmandaks on ka niimoodi, et meil on õppekavas küllaltki vähe selliseid nii-öelda range korraga aineid. Ehk siis meil on vähe aineid, kus meil nõutakse tingimata kohustuslik kohalolu. Ja samuti on, nagu vahepeal läbi käis, on see, et meil on õppekavas sisse arvestatud ettevõtte praktika. Ja tänu neile kahel aspektile on võimalus siis magistris varakult juba töökogemust kätte saada, siis tegelikult meil enamus õppekava tegelikult töötavad. Seda nii siis 0,5 koormusest kuni tegelikult ka täiskoormuseni välja on täiesti tehtav. Et see loob nagu ideaalsed alused selleks, et sul on see töötamisvõimalus olemas, sa saad varakult seda töökogemuse kätte, mida hästi palju ka turult otsitakse. Et mina ise, mul on natuke teistmoodi, aga mul on umbes niimoodi, et ma ise olen osakoormusega töö. Ma läbin lisaks oma põhieriale siis kõrval eriala mahus lisaaineid ning olen siis ka aktiivne tudengiorganisatsioonides. Et see on mulle antud niisuguse vabadus ise oma aega niimoodi planeerida, et ma saan olla aktiivne mitmed siis tasemel. Ja viimasena on kindlasti kõige tähtsam see võimalus, et meil on õppekavas hästi lihtne sisse planeerida välissemestrit, õpinguid välismaal. Et me saame praktiliselt kõiki aineid üle kanda, mis me siis välismaal siis teeme. Pluss meie õppekaval on ka see, et see välisriikide arv, välisülikoolide arv, kuhu me minna saame, on siis tunduvalt laiem ampluaa, kui võib-olla biomeditsiinis see võimalus on. Ja ma praegu siin tõmbakski otsa lõppu. Kui on mõni kiire küsimus, siis võtaks selle ära ja siis kuulaks kohe biomeditsiini ka tagant otsa. Et see kergelt välismaale minek, kas see tähendab seda, et sa pead siis automaatselt lisaaastale minema nagu hakkas? Sellest ma räägin paari sõnaga natukese hiljem ka, et ma teen kiire kokkuvõtte, mis mina arvan sellest asjast. Ja siis vaatame edasi, et aga mõni küsimus veel kiiresti on, ei ole. Et aga siis ma palus Agnese siia, Agnes õpib meil biomeditsiini õppekaval, töötab seal kõrvalt veel, mis iganes 0, või 1, või mis tal see koormus on. Ja teeb kiiresti, räägib teile ka siis, kuidas on biomeditsiini õppekava. Tere, mina olen Agnes. Minu baka oli geenitehnoloogia ja mina kunagi baka ajal nagu suvel paigal ei püsinud, et mina käisin igal pool praktikatel, et esimese ja teise aasta vahel ma käisin Türgis praktikal, teise ja kolmanda aasta vahel ma käisin Tartu Ülikooli Kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini laboris ainevahetusuuringute osas siis. Ja pärast baka lõppu, pärast 3. aasta lõppu ma läksin ICOSA-geni praktikale püssi kaudu. Ja kohe pärast seda astusin biomeditsiini magistrantuuri ja nüüd ma olen nagu ühe jalaga Tümris, ühe jalaga Siirdemeditsiini instituudis ja siis 3. jalaga olen ICOSA-genis. Ja püssis ka olen endiselt aktiivne. Et ma ei ütleks, et biomeditsiinil on selgesti välja eristuvad plussid ja miinused. Ma ütleks, et seal on omapärad, mida te peate ise kõik arvesse võtma. Et üks asi, mida mina kaalusin biomeditsiini astudes, on see, et kas mulle meeldib inimest uurida või kas ma tahan inimese kohta rohkem teada. Et ma ütleks, et kõik need õpilased, kes te praegu tunnete, et seda inimese osa on nagu natuke väheks jäänud, et te tahaks rohkem näha neid haiguseid, te tahaksite rohkem näha
erinevaid patoloogiaid ja niimoodi, siis biomeditsiin on teile kindlasti väga õige valik. Mina just tundsin, et vähk on niisugune põnev asi, mida uurida, põnev asi, millega tegeleda, mille kohta õppida ja sellepärast ma läksin ka biomeditsiini, kuigi ma kahtlesin enam-vähem viimase hetkeni 2 eriala vahel. Lõpuks jäi ikkagi biomeditsiin peale, et mulle see inimese kesksus väga meeldis, et ma ei tea, molekulaarsetes vist väga palju selliseid väga inimkeskseid aineid ei ole, meil näiteks on anatoomiat me küll uuesti läbi ei võtnud, selle teevad geenitehnoloogia pakad ära, aga igasugune füsioloogia, kuidas toimub, mis protsessid toimuvad inimese sees, hormoonid, miks inimene oksendab, mis neuronid on ajus, see kõik, me õpime kõik selle läbi, et väga inimese keskne. Ja ma ei tea, minu lemmikained olidki vist füsioloogia ja patoloogia ja laborimeditsiin, mida siis käisime tegemas Tartu Ülikooli kliinikumis. Ja ma olen esimene aasta, nii et kõigide ainete kohta ma ei oska väga palju rääkida. Ja nagu Roger ütles, siis molekulaarsetel bioteadustel on kerge käia tööl õppimise kõrvalt. Mina ütleks, et biomeditsiini kõrvalt töötada on natuke raske. Ma ise olen ikka osageenis 0,75-ga ja ma julgeks öelda, et see on piir, nagu absoluutne piir. Kui just tööandja ei ole väga paindlik, et saate mingi summeeritud tööaja või mingi summeeritud lepingu kaudu, võib-olla kui öösel käite seda täistööd tegemas, aga muidu ütleks jah, 0,75 on piir, sellepärast et meie õppekaval on aineid, kus kohal käimine on kohustuslik. Ehk siis meil on väga palju selliseid aineid, mis on nagu seminaride vormis. Hästi palju tuleb ette, et me peame ise tegema mingeid esitlusi. Näiteks võtame mingi case'i või mingi teadusartikli lahti, teeme selle kohta esitluse ja esitame kõikidele teistele ja ma arvan, et seetõttu siis ongi hästi palju seda, et me peame reaalselt kohal olema, et üldiselt arstide poolt kõik sellised ained, mis on, me peame siuke 75% ja 90% kohal käima. Tümbriainetega on lihtsam, tümbriainetega ei pea palju kohal käima. Aga ma mõtlen, kas mul on veel midagi rääkida. Ei ole, küsida. No, nüüd on see koht, kus saaks võtta mõne küsimusi jälle. Keegi oskab küsida midagi või julge küsida. Pärast ma kujutan ette, et see järjekord on ukse taga, et saaks personaalselt küsida. Muideks magistrantuur ei ole veel hilja, et liituda püssiga näiteks. Nagu te aru saite, siis nii mõnedki töökohad ja praktikakohad ja asjad käivad just nimelt püssi. Need ei isegi alati instituudi, et püss on kaaperdanud ära üsna palju asju, mis me arvasime, et meie monopol, aga elu on kahjuks selline või õnneks, ma ei tea. Mina sain kõik oma 3 praktikabaasi sain püssi kaudu teistmoodi läks. Jah. Kas sa tunned siis, et sa tegid õige valiku lõpuks, et on inimese kesksel rohkem või sul jäi kripeldama veits ikkagi see, et sa ei saa minna välismaale või sa oleks tahtnud rohkem seda ettevõtte põhist mingit kogemust saada? Väga hea, et sa küsisid, et ma tahtsingi öelda selle kohta. Kuna ma tegin põhimõtteliselt baka jooksul ära 3 praktikabaasi, siis ma ei tundnud vajadust minna välismaale, et minu jaoks ei olnud nagu boonus, et molekulaarsetel õppekavadel saab nagu minna välismaale, saab praktikabaase, et see on niimoodi õppeainesse sisse ehitatud ja niimoodi mind see ei huvitanud nagu, et kui sa oled see, kes tahab nagu just tahab praktikabaasi kuskilt saada, hästi mitu praktikabaasi, tahab välismaale minna, siis molekulaarse
poiste bioteaduste õppekava on tehtud selle jaoks palju mugavamaks, kuigi see ei tähenda, et biomeditsiinis ei saaks minna ettevõtte praktikale, saab küll. See on lihtsalt ja ka välismaale saab minna. Lihtsalt see nõuab oluliselt rohkem eeltööd ja suure tõenäosusega saab aastakene pikendada oma lapsepõlve või õpingu. Kuna mina ei näinud vajadust minna välismaale, siis mul see ei jäänud absoluutselt kripeldama ja kõik need vähid ja asjad, mida me õpime seal, ma ei tea, laborimeditsiinis, siis seda molekulaarset bioteadused kahjuks ei saa üldse maitsta, et see oli tõesti hästi põnev. Hästi üldiselt meil on niimoodi, et kursakad võtavad kõvasti üle magistrantuuri EAP-de, mis on vist 120, et võtavad lihtsalt lisaks sellepärast, et nii põnev on, eriti arstiained. Ja mul tööl ka tegelikult Kosagenis on niimoodi, et meil on väga rahvusvaheline labor, et meil tegelikult käib kõik jutt inglise keeles. Ma räägin päevas rohkem inglise keelt praegu kui eesti keelt töö tõttu. Ja seega mul pole vahet, kas ma olen Eestis või ma olen välismaal, et ma niikuinii räägin inimestega, kes ei ole eestlased. Nii, tahab veel keegi midagi küsida? Kui ei taha, siis aitäh, Agnes. Nüüd on see koht, et nüüd me oleme ära kuulnud selle, mida räägivad vilistlased, mis nad oma ettevõtete juures teevad ja siis te olete kuulnud, mis meie tänased magistrandid asjast arvavad. Nüüd on see paras koht, kus võib võtta ühe tüki pitsat, siin eriti need esinejad, kes enne ei tahtnud teha, pärast on näpud rasvased ja suu on täis. Et võtke vabalt siin pitsasid ja... Aga ühesõnaga, nagu te näete, siis täna oli meil kohal terve rida ettevõtteid, et tegelikult ma pean tunnistama, et see nimekiri on meil väga pikk, keda me oleksime saanud siia kutsuda. Ja tegelikult ma saatsin välja 4 kutset ja kõik 4 vastasid positiivselt. Ma ausalt öeldes ei arvanud, ma arvasin, et ma võtan nimekirjast järgmised kohe, kui keegi ära kukub, aga ära ei kukudki mitte keegi. See, ma arvan tegelikult, kui ma eksin, aga see näitab seda, et tegelikult huvi on vastastikune, et mitte ainult magistrantide, kuigi ma ütlen, et tulevaste magistrantide huvi ei ole mitte teie vastu ainult suur, vaid teil on vastupidi ka, eks ole, et need inimesed tuleksid ja jääksid ja oleksid hiljem kuskil tööl. Ja te näete, et siin on tegelikult, kui võtta nüüd see ja see kliinikum ja Icosagen, siis nemad on, Icosagen selles mõttes on nagu mitmekomponentne, biotehnoloogia pluss ikkagi meditsiiniga seotud. Vähemalt siht on sinna ravimitööstusesse ja bioatmase soiud ja solispaljutain on siis ikkagi väga biotehnoloogia ettevõtete moodi. Ja kui nüüd laiemalt vaadata, siis meie vilistlased on ka siin erinevates põllumajandussektorite ettevõtetes on selles erinevates nendes riigiasutustes nagu on see Veterinaar- ja Toiduamet ja nii edasi toiduainetööstustel, suurtel on omad laborid, kus on meie üliõpilased töötavad. Ja nii palju võime küll öelda, et see COVID-i aeg ei olnud ainult negatiivne üliõpilastele, sest et päris palju meie tudengeid värvati hästi ruttu sinna appi näiteks diagnostikasse. Et meie üliõpilased said seal käsunduslepingutega teha üsna palju tööd. Et see oli muidugi negatiivne selles mõttes, et kaitsmiseni neist paljud ei jõudnud, kuna tööd oli väga kogu aeg teha. Aga riburada pidi nad on nüüd hiljem ära kaitsnud õnneks. Nüüd mina teen hästi kiire enda ülevaate sellest, et see on välja tulnud siit. Nii, et miks meie oleme näinud, et neid õppekavasid tuleks õppida, on see, et täna te meediast kuulete igal pool, et viimati olid nii halvad olud siin meie maakeral umbes 66 miljonit aastat tagasi. Ja see asi läheb hästi kiiresti hullemaks. Ja tegelikult see on nüüd see, kus on biotehnoloogia ettevõtted ääretult olulised ja meditsiiniettevõtted tulevad sellepärast, et meie rahvastik tegelikult kiiresti vananeb. Ja tegelikult, miks seda meditsiini üldse vaja on, kas keegi tahab pakkuda, äkki ütleb kohe, miks seda meditsiini vaja on? Ma ei saa.
õige, ilma ei saa, aga ilma ei saa sellepärast, et kuna rahvastik vananeb, siis need inimesed tuleb hoida tegusana võimalikult kaua aega, et kui nõukogude ajal vist sai kas 50-aastaselt juba pensionile, siis täna ei taha siin meie valitsus mitte kuulda seda, et 50-sed inimesed tööturult ära kaovad. Ja sellepärast tulebki seda siis neid hoida nii kaua aktiivselt nagu võimalik on. Ja tegelikult ka ammenduvad loodusressursid nõuavad sellist biotehnoloogilist lähenemist. Ja kõik see kompott kokku tähendab seda, et tegelikult tulevik on üsna tume. Aga mis aspekt see 66 miljoni aasta? Mis aspektis nagu viimalt oli jõudnud 66 miljoni? No selle ma võtsin kuskilt artiklist. Aga kuidas peab viitama? Kuidas refereerima peab? No jätame selle praegu ümber, kus on. Ja tegelikult, kui nüüd vaadata, siis on sellist bioteaduseid võimalik õppida emakeeles, ehk siis eesti keeles ainult 3 õppekava. Ehk siis on bioloogia ökoinnovatsioon, mis on meil siis kõrvalinstituudis Liidi 2 põhilise kohaga, biomeditsiin ja molekulaarsed bioteadused. Inglisekeelseid on veel, aga kui nüüd võtta sellise vaatevinkliga, et inglisekeelsed õppekavad Tartu Ülikoolis on siiski enamasti tasulised. Ainuke võimalus tasuta õppida on see, kui instituut otsustab selle õppekava haldav instituut otsustab, et ta üliõpilase nii-öelda õppemaksu maksab talle tagasi. Ma ei tea, kas ta üldse siis maksma peab või on ta lihtsalt vabastatud. Ja ma ei tea ka täna seda, et kas see on kohe automaatselt õpingute lõpuni siis see otsus tehtud või tegelikult iga semester vaadatakse üle. Eriti nukker on see, kui te lähete nii-öelda tasuta õppekava õppima ja semestri pärast avastate, et tegelikult peate maksma täie lauluga mingi 7000 eurot või mis iganes need tasud on. Ma seda ei tea, ma siin lihtsalt lambist võtsin praegu. Aga meil on jah eestikeelsed õppekavad ja need on riikliku tellimusega. Nüüd, mida siin juba Roger ja Agnes rääkisid, biomeditsiin, õppekava on lihtsustatud kujul siin ja jaotub siis niimoodi, et kohustuslikult tuleb sooritada 60 punkti, seal mingisuguseid vangerdumisvariante väga ei ole. Valida saate 12 punkti ja praktiline töö on umbes 45 punkti ja praktiline töö on siis see, mida te teete selle jaoks, et teil oleks lõputöö saaks lõpuks valmis. Nüüd molekulaarsed bioteadused sinna juurde on hoopis teistsugune, et kohustuslikult on ainult 24, tuletan meelde, et 60 oli biomeditsiinis. Valitavalt on 30 ja siin on see valikuvõimalus läheb laiaks, et tegelikult saab endale suhteliselt sobiva õppekava kokku panna. Ja kui teha seda koostöös mõni ettevõttega, et ettevõtte suunab seda, et mida siis te peaksite õppima või kuulama, siis see võimaldab seda oma õppekava niimoodi kokku panna. Ettevõtte praktikat on 12 punkti kohustuslikult. Ehk siis seal on see väike mööndus, et need üliõpilased, kes on otsustanud, et nemad ei lähe ettevõttesse kõik, siis põhimõtteliselt ega me siis võtame teid ikka vastu, et siis on võimalik see ka loengukursustega katta, aga me igal juhul soovitame minna välismaale või mitte välismaale, soovitame minna ettevõttesse praktikale. Ja 48 punkti on siis suurusjärgus praktiline töö magistritöö raames. See on suhteliselt sarnane biomeditsiiniga. Ja tänu sellele struktuurile siis see võimaldab teil kerge vaevaga minna vähemalt 9 semestriks välismaale, sest et nendes valikmoodulites on suhteliselt kerge arvestada välismaal tehtud ainepunkte, mis ei pea on üks-üheses kattuvuses, nii nagu on näiteks bakalaureuse õppekavad või on ka suuresti biomeditsiinis. Ja ettevõtte praktika on siis meil nähtud ette, et on 2 ettevõtet, kus võiks käia või peaks käima. Ja me oleme vaadanud sellise pilguga, et ühes ettevõttes 2 praktikat teha ei saa. See on puhtalt sellepärast, et te saaksite kogemuse mitmes kohas. Ei ole nii, et te teete 2 korda samas kohas ja tegelikult ju silmaringi ei laiene. Ja me oleme üles ehitanud selle niimoodi, et need, kes on mingi ajavahemiku jooksul praktikal käinud, tulevad kõik korraga ühte audikasse kokku ja tegelikult siis toimub see praktika kaitsmine ja tegelikult ka kõik teised kuulevad, mis teistes ettevõtetes siis täpselt toimus ja kuidas rahule jäädi. Meil on täna koostöö suurusjärgus 50 ettevõttega Eesti ja välismaal. Kõige kaugem koht, mitte kõige kaugem koht on, kus on praktika tehtud, on minu meelest Austraalia, aga see on selline ühekordne juhus.
ja teine on muidugi L'Oreal Pariisis, on ka meil praktika tehtud. Aga pikaajaline koostöö on Leedus ettevõttega Thermo Fisher. Ja tegelikult me praegusel hetkel töötame ka tööstusmagistratuuri käivitamise kallal, ehk siis, et te saate teha oma lõputöö täielikult ettevõttes ja olla juba ettevõttega seotud. Ja teadustöö praktika, ühesõnaga kõik meie lõputööd on teadustöö põhised, on see siis andmeanalüüs, laboris mingisuguste molekulaarsete katsete tegemine, seal meil ei ole erilisi eelistusi. Ja me oleme ka siin püüdnud olla hästi paindlikud ja seda nüüd juba mõlema õppekava puhul oleme püüdnud seda teha. Et kui üliõpilane tahab sooritada oma lõputöö ettevõttes, siis me leiame selleks võimaluse, kui ta soovib selle teha mõnes teises ülikoolis, meil on tehtud näiteks Helsingi ülikoolis lõputöid, et siis me ka nende puhul püüame leida kõige parema lahenduse ja siis nüüd hoolimata sellest, millisel õppekaval üliõpilane õpib. Nii, see oli selline hästi lühikene kokkuvõte sellest, mis on minu nägemus ühest ja teisest õppekavast. Nüüd võtke seda pitsat siin ja nüüd on, teil on praegu võimalus, teil on olemas siin vilistlased ja ettevõtete töötajad. Siis on teil olemas praegu õppivad magistreid. Küsige midagi. Mis oli kõige oluline magistri aine? Et mis aitas elus ja töös kõige rohkem? See nüüd on vilistlastele muidugi enamus vilistlasi meil on juba tükk aega tagasi lõpetanud. Karolin on meil siuke värskem. Äkki Karolin oskab siis pakkuda midagi? Ettevõtte praktika. Noh, ettevõtte praktika. Tegelikult koosagenist tuli ilmselt helgem praktika immunoloogia. Kumb? Arstida. Ja, no nüüd on meil bakalaureuse ka uus immunoloogia, mille kohta tuli ainult positiivset tagasisidet üliõpilaste poolt ka. Nii et ma arvan, et nüüd on see kitsaskoht on ka nüüd bakalaureuse õppes me tegelikult lahendanud. Lõputöö ikkagi, ma arvan. Planeerid katsed ja asjad, tegeled andmeanalüüsiga lõpuks kaitsed. Ega töö on tegelikult sama olenes positsioonis. No vaat, nüüd on juba kaks arvamust. Aga laias laastus nad jooksevad niimoodi natuke kokku, sest ettevõtte praktika nõuab samamoodi, et kui te lähete ettevõttesse praktikale, siis ei ole niimoodi, et ma nüüd istun sinna maha, et nüüd tehke meiega midagi. Teil antakse seal omad ülesanded ja need tuleb täita ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need kaks asja täiendavad üksteist. Mina ise käisin Synlabis praktikal, kui Synlabel Tartus oli, siis ma tegin seal ka teadusarendustööd, see oli päris mingi. Päevasel ajal sa tegid rutiinanalüüse, nii-öelda laboranditööd ja siis õhtusel ajal sa tegid siis praktikal. See oli väga huvitav. Ja töösõnaga, nagu te näete, siis nendel õppekavadel on võimalik kombineerida selles mõttes, et selliseid huvitavaid asju. Need tuleb üles leida, aga Triin sahtis midagi küsida. Kas see ettevõtte praktika enamasti tasustatud või? Üliõpilastele enamasti ei ole. Selles mõttes, et see on selles mõttes natuke nadi olukord, et need suurem osa ettevõtte praktikaid instituut maksab ettevõttele peale, sest nagu Karl tegelikult välja tõi, siis praktika juhendamine on suhteliselt suur koormus. Ja meil oli hiljuti siin ministeeriumi inimestega kokkusaamine, kus paljudel tuli välja, et probleem ei ole mitte selles, et need ettevõtted ei tahaks neid inimesi koolitada ja endale hiljem tööle võtta, vaid neil ei ole kindlustunnet selles, et kui see inimene neil praktikal ära käib, et ta jääb neile tööle. Ta tuleb kooli tagasi ja võib-olla läheb hoopis kuskile mujale ja siis on see täielikult niimoodi maha visatud aeg ja siis nad soovivad, et see tegelikult ka kompenseeritakse. Aga kuidas praegu seisuga, et Euroopa Liidus seadus, et kõik praktika peaks olema tasustatud? Selle aasta oli mingi uus... No Euroopa Liit võib ju seda teha, kui seda tahab. Selles mõttes, et meile praegu ei ole tulnud ühtegi suunist, et me peame ja sellisel juhul hakkab küsimus tekkima sellest, kes seda tasustab. Aga mis on muidugi boonuseks on see, et väga mitmetel juhtudel, kui üliõpilased on praktikal käinud, siis sellel ettevõttel ühel hetkel, eriti suvel hakkavad tulema puhkused. Ja siis nad on võtnud nende inimestega ühendust ja võtnud on tööle selleks, et saaks need puhkused anda, sest need inimesed on välja koolitatud. Et seda on küll tehtud.
ja praegu nii palju ma võin teile öelda, et on üks Euroopa Liidu meede on käima läinud Prüm+, kus vanem kutsekoolidele nii-öelda eraldati sellised töökohal õppimise kohad ja nüüd üritatakse seda ka kõrgkoolidele teha, nii et aga praegusel hetkel ei ole selle kohta veel midagi teada. Võimalik, et sügisest on võimalik juba ka magistriõppesse astuda sellisele kohale, kus on mingisugused ressursid taha, et see üliõpilane saab õppida nii-öelda ettevõttes juba päris töökoha. Aga selle kohta ma ei saa veel rohkem midagi öelda, sest päriselt ei ole veel kõik teada. Nii, veel. Ma küsiks EAP-de kohta, et varem vist oli 40 EAP-d magistrit, et seal oli... Ei, 30. 30 kogu aeg? Ei, 30 on meil kogu aeg, meil oli see, siis kui oli see vana biomeditsiini õppekava, siis see oli mingisugune anomaalia ja kuidas me ka ei otsinud, mitte keegi ei tunnistanud, et tema selle Blackiga hakkama sai. Ja siis, kui me õppekava ümber tegime, siis ta läks ühtlustati kõikide teiste magistritööde nõuetega ja siis on 30. Aga seal oli see erinevus, et kui geenitehnoloogia õppekaval oli seal laboritööpunktidest oli vist 15 ette nähtud, siis jälle biomeditsiinis ei olnud, et summa summarum tuli tegelikult umbes sama palju punkte kokku. Jah? Mul küsimus, et mis see bioettevõte seal Austraalias oli? Ma ei mäleta seda praegu peast, aga meile tuli Inglismaalt tuli üks eestlane meie õppekavale õppima ja tema leidis, et tema tahab teha mingil väga fancy'l asjal oma lõputöö ja siis ainuke koht, kus ta leidis, oli Austraalias mingisuguse Queenslandis mingisuguse labori, kes midagi tegi. Ja siis ta käis, ta sõitiski kohale, tegi oma eksperimendid, tuli siia, tegi ära õppeained ja tegelikult kaitses nende tulemuste pealt, mis ta Austraalias tegi. Aga ma ei mäleta peast, see oli juba mõni aasta tagasi. Aga nüüd mul siis on neile kõigile sellele esinejate suurele ringile, et kuidas teile tundub, et kui püüda ka selles suunas minna, et kas ettevõtetel oleks pakkuda üliõpilastele mingit sellist projektipraktika moodi asja. Et selle eesmärk ei ole mitte see, et üliõpilane läheb ettevõttesse, aga ettevõte tuleb, et meil on selline projekt, meil oleks seda lahendada nagu küsimus. Ja siis üliõpilased pannakse meeskonda kokku ja siis hakkavad seda küsimust lahendama. Selline uitmõte meil on tegelikult tekkinud. Ja ma ei tea, kuidas siin potentsiaalsetel magistrikandidaatidel, kas teid huvitaks selline asi, et tuleb ettevõttest projekt, et nüüd oleks meil vaja lahendada selline eluline küsimus, millega ettevõtte võib-olla ise ei suuda parasjagu tegeleda. Mul oleks siuke küsimus vastu, et kuna me diagnostikalaboris me töötame, me oleme ära akrediteeritud, me kõik testid, mida me teeme, peame ära valideerima, verifitseerima akrediteerimise jaoks, kas see verifitseerimise, valideerimise protsess, kui seda teha nii-öelda projektina, kas see oleks piisav? Kui tuleks inimene ja teeks seda? Ei, no meil oli mõte pigem selles, et ei tule üks inimene, tuleb kohe mitu. Pannakse kokku meeskond, kellel on siis muidugi juba siis instituudi ja või kellegi poolt on need ka nii-öelda juhendajad, kes hoolitsevad sellest, et ettevõtlik saab ka midagi, mida ta vaja. Ei ole võimatu, jah, selles mõttes, et seda tuleb vaadata kogu sisu. Aga sellised mõtted meil on tegelikult sinna suunas, et kuidas ettevõtetega rohkem kontakte luua, et üliõpilased näeksid, mis ümber toimub. Sest muidu tekibki see küsimus, et jää küll lõpetan ära, aga mis siis? Õnneks me näeme, et meil seda väljundit on üks jagu. Ja kui keegi minu käest on ikka aeg küsinud, et kuhu kohta tööle minnakse, siis kõige lihtsam on võtta meie praktikabaasides ja lahti, et ikka pikk. Et mine ükskõik kuhu ukse taha. Ja kui ma toiduainete tööstusest juba rääkisin, siis meil oli selline juhus, kui üliõpilased tegid praktikat Saaremaal ühes toiduainete tööstuse ettevõttes ja ma suhtlesin selle ettevõtte tootmisjuhiga telefoni teel niimoodi, et ma käin Tallinnast tööle, sest meil ei ole mitte kedagi võtta. Et selles mõttes, et see terapeutist tundub olevat nagu suhteliselt koosagine omavist hakkab mööda minema, ei ole enam 10 kuulatust üle, ma olen 6. Personal jõuab nüüd ühes panna.
ei jõua lepingut vormistada. Eks see on selles mõttes, et tõesti, et see projekti mõte tundub huvitav, aga kui sellesse minna nagu detailides, siis see võib olla nagu keeruline. Et kui me võtame nagu enda ettevõtte, siis kui on mingid sellised asjad, me tunneme, et kindlasti on vaja arendades ja tihtipeale on mingi konkurentsieelisega seotud või niimoodi, ja siis meil ei ole aega nagu oodata. Ühesõnaga, et ma ei tea, kas need riskid kaaluvad selle nagu võimaluse üle. Täna ei ole kaalunud. Seda ma ütlen omast kogemusest. Ma küsiks ka tudengi poole pealt, et kui me ei saa hakkama selle projektiga, et kas me siis ei saa EAP-sid või kuidas on tagatud see, et nagu ettevõte saab kasu ja samas meiega ikkagi nagu üldse hakkama saame? Ei no selles mõttes, et kõik sõltub sellest, kuidas teie süsteem on töötanud. Et kui te olete nagu ega see kõik on dokumenteeritud ja järelvaadatud ja nii edasi, eks ole. Kui te ei ole sellepärast hakkama saanud, pole kordagi kohale tulnud, siis muidugi te ei saa punkte. Aga kui te olete nagu reaalselt kõik endast andnud ja lihtsalt projekt ei lähe, siis ma kujutan ette, et need, kes meil siin istuvad, sellised vanemad olid, et kõik te olete kogenud seda, et projekt lihtsalt ei tööta. Ja see on bioloogias tõesti tavaline, et me võime planeerida, kuidas me tahame, aga ühel hetkel ikka tuleb mingisugune sein kuskil ette, et me ei saa nii. Ja see võib täpselt samamoodi olla, et olemasolevad vahendid või võimalused ei võimaldanud seda probleemi lahendada. Tuleb veel 10 aastat oodata, siis tuleb kellelgi mingi hea mõte, mis selle känud ära lahti. Kui ettevõttel töötamine üldse ei huvitab ainult teadus, kas molekulaarsed bioteadused on sobilik sellele inimestele? No laias laastus sellisel juhul ma ei saa isegi vahet teha. Mõlemad õppekavad on täiesti sobivad selles mõttes, et kõik sõltub sellest, kuhu sa nagu edasi tahad minema hakata. Molekulaarsed bioteadused võib-olla selles mõttes on hea, et ta sunnib sind ka ettevõtete poole vaatama. Sest meil on näiteid ka selliseid, kui inimene, kes oli arvamisel, et ma ainult teaduses hakkangi olema, mind ei huvita mujale. Aga käis korra ettevõttes ära, leidis, et nii halb ei olegi. Selle ettevõttes on ka täitsa lahe, sest täna ikkagi, kui me vaatame siin Solis ja Icosagen ja Bioatlas, eks ole, nad on ka teadusasutused, nad teevad ka teadust. See, et nad ei pea publitseerima sellisel kujul nagu akadeemiline sektor ja nendel on ärisaladus pigem ja võib-olla patent, see on ainult tehniline küsimus. See on moraalne küsimus ka, et teadus peaks olema vaba ja mõned inimesed mõtlevad niimoodi ja kui sa lähed ettevõtte, siis seal on erinevad rahastuse ja saladused ja see ei tee teadus kergemaks. Ega see akadeemilises sektoris on need komponendid võib-olla väiksemad, aga natuke on ka sees. Selles mõttes, et sa ei saa uurida vabalt ükskõik, mida sa tahad, sa saad uurida seda, millele sulle raha antakse. Ja kui otsustatakse, et see ei ole see, millele raha antakse, siis akadeemilises teaduses samamoodi sa ei saa seda teha. Ja mingisugused pildid tulevad sul lõpuks niikuinii. Kommenteeriks meie valdkonnast ka, et kui räägime ravimiarendusest, et siis eesmärk on, et see ravim jõuaks nagu turule. Ja kui me räägime nüüd nendest kliinilistest katsetustest, et siis see kõik nagu ära teha, see maksab nagu 100 miljonit kuni miljardeid, siis ütleme nii, et kui alustada seda projekti selliselt, et see molekul ei ole nagu patendiga kaitstud, siis ükski farmafirma ei puudu seda selles mõttes, et keegi ei pane sinna, see võib olla väga hea ravim, see lihtsalt ei lähe sellest protsessist läbi. Sest et selles mõttes, et ma võin selle ära teha, panna sisse, aga kõik võivad seda toota. Sest ei ole võimalik patendiga kaitstud. Nii et seal on mingid piirid ja lihtsalt see, ma ütlen, et ülemaailmne või globaalne selle kapitalistlik süsteem lihtsalt ei toeta seda. Paraku peab seda nagu arvesse võtma ja seda patent kindlasti aitab nagu edasi ka, et kui see Eesti riik seda toetab, et siis see annab ka võimaluse Eesti riigile sealt nagu midagi tagasi saada. Mina kindlasti toetan seda, et see teadus peaks tulenema inimeste hüvanguks ja lihtsalt see võiks olla see üldine eesmärk. Ja seal on veel tegelikult päris paljud sellised suured biotehnoloogia või farmafirmad, nagu näiteks Pfizer. Neil on olemas terve rida selliseid teadusrahastusi ülikoolidele, kus nemad otseselt ei dikteeri. Nad ütlevad, mis on see teema, mida sa pead uurima. Aga see, mis tulemusi sa saad saada, kuidas sa neid nagu teed, selle kohta nemad ei sekku, aga nendel on õigus nendele kõige esimesena ligi saada. No see on selline avalik positsioon, mitte keegi ei tea, mis seal toimub ju. Ülikoolis ikka teavad. Selles mõttes, et rahastust võib ettevõttest tulla,
aga sealt edasi nüüd akadeemilises sektoris lihtsalt see suund antakse ette, et sa ei saa uurida midagi muud, aga sa pead uurima seda, mis on firma oma huvides. Ja see, mis sa sealt saad, seda sa siis publitseerid ja teed vastavalt kokkulepetele. Aga nüüd teil need, kes jah? Et mul on prost bioteadustes midagi rohkem, siis on välismaal õppima või siis praktikat tegema kui biomeditsiinist, et kas see jääbki siis suuresti nagu selle õppekava taha? Okei. Ja palju siis päriselt need inimesed on, kes käivad seal biomeditsiiniga? Kas välismaal õppima või välismaal praktikal? Ei, praktikal on selline võimalus, et kui suvel praktikale minna, siis biomeditsiini õppekava otseselt ei sega. Kui tahetakse minna, ütleme siin mobiilsuses nii-öelda semestri jooksul, siis hakkab biomeditsiinis tekkima probleem, nii nagu Agnes ütles, eks ole, väga paljud ained on kohustuslikud, peab kohal olema ja nii edasi. Esimesel aastal. Ja no teisel aastal, viimane semester on niikuinii suhteliselt tühi, et seal praktiliselt ei olegi midagi. See on teie lõputöö kirjutamise aeg. Aga selles mõttes, et semestri sees tekib probleem. Aga kui seda teha suvel ja niimoodi, siis mõlemal õppekaval. Aga õppetavus kohapeal oli käiva sai? Biomeditsiinis. Praegu on minu meelest äkki läinud 2 ja molekulaarsete kohta ma praegu peast isegi ei mäleta, aga neid hetkel, ütleme, üliõpilase õppekavadel on 2 suurusjärk vahet, et ühte on rohkem kui 2 korda rohkem. Aga ma arvan, et seal on äkki 2 või 3. Minu meelest molekulaarseks bioteadustud on üks neiu praegu üldse Lõuna-Koreas näiteks. Ja alles enne seda oli ta Prantsusmaal või Kanadas. Nii et tema on võtnud ka tõeliselt ette selle võtab sellest õpingutest kõik, mis võtta on. Aga nüüd need, kes meil siin nüüd, et kuidas siis tunne on? Tulevik on helge või tuleb veel mõelda või kuidas te tunnete ennast? Keegi ei taha kasutada seda võimalust, et praegu teil on siin võimalik küsida kõik mida te iskate. Ma olen kaameraga ära, siis äkki julge võtta küsida. Te kannate kaamera? Tuleb ütleb, et on kinni. See patarei tühjaks. Ma küsiks veel teadustööst, mis on vaja teha magistratuuris, et pärast doktorantuuri väga lihtsasti sisse astuda? Magistratuur on edukalt ära lõpetada. Selles mõttes, et doktorantuuri astumine on natukene teistsugustel tingimustel kui magistratuuri astumine, kus te pannakse pingerita, eks ole, et tehakse pingerita ja meil on nii palju õppekohti ja siis te saate sinna sisse või saa. Siis doktorantuuris on väga suur rõhk sellel, et kui te tahate doktorantuuri astuda, siis teil on juhendaja, kes küsib teile doktorantuuri koha ja kui tema selle doktorantuuri koha nii-öelda sellele projektile, mis te tegema hakkasite saab, siis te olete ka doktorantuuri saanud. Aga eeldus on see, et te edukalt magistri ära kaitsete. Ja seal on natukene on keerulisem see olukord, mis sõltub natukene sellisest kohtade jaotusest ja juhendaja edukusest ja paljudest asjadest. Ma mõtlen rohkem see, et mis võiks nagu plussiks või lisaks teha magistri ajal, et see oleks plussiks pärast doktorantuuril. Et kas see artikli tava... Jah, ma tahtsin öelda, et tuleb võimalikult efektiivne olla oma teadustöös, et kui teil on olemas juba artikkel, siis see on juba väga suureks argumendiks teie edasises õpingutes, sest et seda hakatakse teie doktorantuuri ajal teid atesteeritakse nende artiklite põhjal. Palju teil neid on. Ja kui magistrist on juba artikkel ees, siis see on juba suureks plussiks. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi mängib see, et kas see doktorantuuri koht on olemas ja seda doktorantuuri kohta ei ole. Mina läksin doktorantuuri, siis mul ei olnud eeldusartikleid, nii et seal ei ole... Ei, aga ma ütlen, see annab natuke plussiks peale. Selles mõttes... Projekt peab hea olema. Projekt peab hea olema ja kui juhendajal on põhimõtteliselt juba ette näidatud, aga selle töö raames juba on meil sellised asjad tehtud, siis see annab natuke boonuseks peale. Aga seal jah, ütleme, et sinust endast sõltub oluliselt vähem kui täna magistrisse astudes. Et see sõltub hästi palju kohtade arvust ja juhendaja efektiivsust. Aga lisaks seda, et kui see tuleb kasuks, kui sa saad doktorantuurist tegeleda edasi selle sama asjaga, millega sa juba tegelesid magistris? Ta tuleb kasuks, aga jällegi piiranguks ei ole. Mul oli ka erinevad. Võib-olla saada või mitte.
et mul oli ka sama teema ja mul oli juba 2 artiklit, mul oli ainult ühte mainimist veel vaja, et selleks sellest nagu juba piisanud. Aga kuna juhendajal ei olnud seda kohta, siis ei olnud. Et samas kohas ma jooksen ettevõtte, et vahelt ei ole, et kõik oli nagu tehtud selleks. No ma mõtlen, see sõltus jah juhendaja efektiivsusest ja muudest asjadest, aga see on natukene annab lihtsalt plusspunkte, et see ei ole lõputu. Nii. Meil on lõppude lõpuks, kui te ei taha enam midagi küsida, ega ma teid jõuga kinni ka ei hoia. Aga igal juhul ma tänan kõiki, kes teile rääkisid täna. Võiksime neile ju aplausi teha. Ma annaksime teile praegu uued meened. Me jagaksime teile meened. Igal juhul ma siiralt loodan, et oli abi. Saite teie natukene siin näha. Ma loodan, et üliõpilastel huvitav. Minul on alati huvitav. Vaadata, et kas tulukene kustub või läheb põlema. Aga... Sa oled nagu igavene üliõpilane. Yes. Sina? Jah. Nii, kõik, paneme kinni.